Kui sa oleksid selle küsimuse mulle esitanud 20 aastat tagasi või 10 aastat tagasi, siis ma arvan, et selle laiskuse kohta oleksin ma stereotüüpselt öelnud, et lõunamaa inimene on laisk. Aga aastaid hiljem, väga palju aastaid hiljem, olen ma aru saanud, et igal maal on oma kombed, traditsioon ja kultuur ja see tuleneb väga palju sellest, millises kliimas inimene elab. Näiteks ma arvan, et ükskõik mis riigist inimene, kes sinna läheb, eriti Põhjamaadest, peab itaallast laisaks sellepärast just, et on see tüütu siesta. See võib tunduda eriti lastega reisijal ääretult tüütu. See Sardiinia kogemus, seepärast ma ütlesingi, et oli väga kummastav kogemus, sellepärast, et siis, kui meie tahtsime süüa, kui lapsed tahtsid süüa, ei saanud sinna süüa ega ei saanud sinna juua, seepärast kõik kohad olid kinni. Ja see lihtsalt päev päeva järel täiesti frustreeris. Ja ma mõtlesin, et ma ei lähe sellisele maale enam maa peal tagasi, eriti veel lastega, sellepärast, et no tõesti, kõik on kinni. Kõik inimesed on kusagil, sa mõtled, kus nad on. Koju läksid. Ja läksidki sellepärast koju, et mul nüüd ka ütleb kogemus, ongi õige aeg koju minna. Sest nii õudselt kuum on. Ja ma arvan, et see aasta suvi tõenäoliselt paljudele eestlasele andis maiku, mida tähendab, kui väga kuum. Mul üks abikaasa tuttav ütles, et ei ole võimalik artiklit kirjutada. Ei ole võimalik sellepärast kirjutada, et kuumus halvab mõistuse. Pean lihtsalt olema kodus, konditsioneeri all, kui seda räägib nüüd Põhjamaa inimene, siis ma arvan, et sinna minnes ta mõistab, mida tegelikult kultuuriliselt tähendab siesta. See ongi kuumuse pärast minnakse koju, mitte sellepärast, et inimene on õudselt laisk, vaid ta hoiab oma energiat kokku. Aga need inimesed, kes elavad Lõuna-Itaalia poole peal, alustavad ka oma tööpäeva õudselt vara. Nad on juba pool tööpäeva selleks ajaks, kui kuumus kella 1 kella 4, kuna on see siesta, siis pannakse kõik poed kinni. Absoluutselt kõik poed kinni, rulood ette, inimesed lähevad koju lähedal, kes elavad ja hakkavad oma pikka lõunat pidama. Teine, mis soodustab sellist mõtlemist, et itaallane on laisk, on selline puhkamise stiil, mida nimetatakse dolce far niente. Et see on mitte midagi tegemise mõnu. Meie ei oska seda teha. Meie lihtsalt tahame kogu aeg midagi teha. Me tahame ka puhkuse ajal tööd teha ja telefonikõnedele vastata, aga nemad oskavad lihtsalt elu nautida, aga see ei tule laiskusest, vaid see on elustiil. Nii et ma kummutan selle, et itaallane on laisk, sest kui me nüüd Eestis kohvikutes käies vaatame, kuidas meie ettekandjad võrreldes näiteks itaallastega oma tööd teevad, siis on eestlane ikka kohutavalt laisk. Ta ei ole absoluutselt sellest huvitatud, mida tema üldse sinule sinna ette toob. Ta ei tea, mis seal köögis toimub, ta ei tea, mis järjekorras neid sööke tuua, ta võib sulle õlle tuua võib-olla pärast sööki. Itaallane teeb seda rõõmuga ja ta on väga hea teenindaja. Õlu on külm, vesi on alati külm, aperol sädeleb sul pokaalis ja ta teenindab sind, ta on väga rõõmus, ta teab, kuidas ta oma tööd teeb. Et mina olen ikka näinud virka
itaallast, aga see kõik see muu, kuidas tema elustiil, mis on siis oma kultuurist ja siis ka sellest kliimast tingituna, siis see võib meile sellise mulje luua, et ta on laisk. Tegelikult ma tõesti arvan, et ta on virk inimene, aga ta elab omal maal, omas keskkonnas ja ma olen isegi aru saanud, et ega sa mine teise kultuuri ära, too enda seda mõttelaadi sinna kaasa, et kuidas nad peaksid elama.